asume siis siin Türi valla lõunapiiril keset metsi ja tegelikult ta tundub väga üksildane või eraldatud koht, aga tegelikult me oleme lausa Kesk-Eestis. Ja siit ei ole palju maad Türile, lähedal on ka Viljandi, lähedal on Võhma ja ei ole ka Pärnust palju maad. Pärnust on siia ainult 80 kilomeetrit. Ja huvitav on see koht sellepärast, et siin saavad kokku mitu matkarada siin Kabala metsades. Lähedal on siin Sakalade matkarada ja samuti on siin Saare matkaraja pöördepunkt. Ja selja taga on siis selline majakene, kus siis saavad matkajad ööbida, mis on siis alati avatud. Majja mahub siin paarkümmend inimest vabalt ööbima ja majas on ka ahi ja pliit, nii et seda saab tarvitada nii suvel kui ka talvel. Ööbimiseks tuleb küll kaasa võtta oma ööbimisriided, kuid puud on ka siin olemas, puukuuris ja on ka kirves, nii et on võimalik puid teha ja ahju või pliiti kütta. Maja on huvitav selle poolest, et kõik toad on vooderdatud erinevate Eestimaa puuliikidega. Ja praegu me oleme siis kasetoas. Seinad ja seega post on kasest. Ja kui põrand vaadata, siis põrand on tõrvatud tõrvaga, mis on kasi samas lähedal tõrvaagus toetud. Köök on vooderdatud siis männipuiduga. Huvitav on see, et kõik need nõud, mis siin on, et on inimesed matkajad ise toonud ja neid pigem tekib juurde, kui et kaob ära. Sama on siin kuivainetega ja muude asjadega. Me käisime eile sellel rajal matkamas siin ja pildistamas loodust, sügisest loodust sõpradega. Selle maja puhul on eriti tore, et siin saab ööbida, süüa teha, lõket teha. Matkarada on piisavalt pikk ja siin on kena loodus, paksu metsa sees. Oleme jõudnud siin Saare ja matkarajal sellise huvitava punktini, kus siis esialgu nagu polegi midagi näha, et oleks siin midagi, aga kui kändu lähemalt vaadata, siis näeme vist auku kännu all. Tegemist on siis kohaga, kus siis oli kunagi metsavendade bunker ja tänaseks päevaks on see siis taastatud. Ja see ongi selline õhuauk siin, kus kohas siis õhk liikus siis bunkrisse. Ja lähme siis vaatame seda taastatud bunkrit lähemalt. No nagu näha, et bunker on seest päris uus, aga see on alles hiljuti valmis saanud. Tegelikult peale teist maailmasõda oli siin külas NKVD Rupperis, kes siis otsis neid metsavendi siin ja kui bunker leiti, siis see hävitati. Tänaks on bunker vana koha peale ehitatud, aga lihtsalt samasugune aga uus. Ja Saare ja matkarajal on ka teisi kohti, kus on näha, et bunkri auke, kuid siin bunkris on võimalik ka ööbida, kui käia mööda Saare ja matkarada. Matkaraja peale mõeldud ka selle peale, et mitte ära eksida. Kõik matkarajad on tähistatud, see konkreetselt siis sinise märgiga ja niiviisi, et ühe märgi juurest peab olema näha teine märk, et oleks välistatud siis ära eksimine. Raja peal on ka mitmed niinimetatud seisupunkte, kus siis on seletatud, millega siis tegemist on. Seda siis võime ka nimetada tänapäeval moodsam sõnaga pärandkultuuriks, kuna tänapäeval enam vaigutamist ei tehta, viimati tehti seda siin 85. aastal ja täna me näeme neid jälgi siin. Nii et siin matkaraja peal on mitmed sellised punkte, kus kohas näeme vanu inimtegevuse jälgi ja just selliseid tegevusi, mida täna enam metsas ei tehta. Nüüd me oleme jõudnud siis Saare matkarajal sellise kohta, kus siis vanal ajal sütt toeti, ehk siis söömiilimise koha peale. Nagu siin näha on suur ring ümber, kus sees on nagu auk. Seesama aukoht laoti puid täis
need puud kaeti pealt okste ja siis mullaga, mullaringa veel ümber näha ja siis süüati põlema. Ja kui see miil põlema läks, siis kaeti ta nii õhukinnalt kinni, et puud päris ära ei põleks ja sellest saadi siis sütt. Ja tarvitati küll sepatöödeks ja ka vedurahju kütmiseks. Tänapäeval nimetatakse seda sama asja grillsööks. Matkarajal on siis mitmeid selliseid puhkekohti, kus kohe siis võimalik lõket teha, grillida, süüa teha ja ka jalga puhata siin katusealuste all. Puid ei ole vaja matkale minekuks omal kaasa võtta, sest need on meil siin olemas, kõik varutud. Kuid prügi, mis endast maha jääb, tuleks ikka koju tagasi kaasa võtta. See on nüüd küll hea sõit jala käies, ma mõtlen just. Alati just kõik mis ajal. Suvel, talvel, sügisel ja kevadel. Need rajad on alati läbitavad ja mitte üksi, vaid isegi koos perega on võimalik. Mina usun, et see ei käi mitte kellegi üle jõu. Ja ütleme, et talvel me oleme käinud isegi enne aastavahetust. Kerge lõõgastus enne pikka pidu. Ja tähtis on see, et lastele meeldib käia metsas. Alati nad küsivad, et millal me jälle lähme? Millal on see õige hetk? Nii et soovitan teile kõigile. Minne metsa. Matkarajad on kasutatud aastaringi. Võib talvel suusatada, suvel rattaga sõita, jala käia. Nii et tulge Türi valda klassi matkaradadele.